Tere tulemast tagasi minu kanalile, ma loodan, et te kuulete mind hästi. Hea kvaliteediga vlogid on tagasi, see on hea uudis ja mis vahepeal juhtus oli see lihtsalt, et mul kaamera oli Eestis, aga nüüd on mul uus kaamera, täpselt sama vlogikaamera kui mul enne, ainult et valget värvi, nii et saan jälle hea kvaliteediga vlogi teha. Vahepeal tegin teloga, mis ei olnud ka nagu halb, aga ta ei olnud ikkagi hea kvaliteet, nii et me oleme tagasi heade kvaliteediga vlogide juures. Täna on 16. aprill. Ma jõudsin üleeile öösel tagasi siia Hispaaniasse ja nii julm kui mis ilm reaalselt õues on praegu. Siuke hästi külm tuul on, hästi suur tuul on, kõva tuul on selles suhtes ja kusjuures sellel, ma jõudsin siis tagasi Hispaaniasse põhimõtteliselt siis eile hommikul kell 1:30 ja kell 12, öösel 12:30 oli meil siin Torreviejas väike maavärin ja Kaspar tundis seda maavärinat. See oli nii, et istus ja siis järsku nagu siuke, nagu tema kirjeldas, et siuke tunne nagu mingi suur veoauto oleks, ma ei tea, väiksest majast mööda sõitnud ja raputanud seda ja siuke kõva hääl oli, siuke vibratsioon, nagu jalgad alt vibreeris ja isegi kassid olid mingi mida värki, tõusid püsti kohe. Siis tegelikult oli jõudnud aega, et sellele pikemalt mõtlema jääda. Siis ta tuli mul lennujaama järgi ja siis ta rääkis mulle, et seda aru, mis tundsin maavärinat. Siis ma olin nagu päriselt, vaatasin kohe Google'ist järgi ja oligi 2,8 magnituudine maavärin. See kestis ainult mõned sekundid, selles suhtes nagu kõik on hästi, kõik on okei. Aga lihtsalt, huvitav, väga huvitav ja suure tõenäosus, kui ma ei oleks eile, või tähendab, üleeile öösel maandunud, siis ei oleks seda maavärinat üldse tundnud, kui oleks maganud sellel ajal. Nii et huvitav. Aga nii külm tuul on, et ei taha üldse õues väga ollagi. Nii et ma lähen nüüd tuppa tagasi, vaatame, mida see vlog siin toob. Meil tulevad nädala lõpus ka Kaspar õde ja õetütar külla, siis me kindlasti käime nendega siin kõvasti ringi igal pool. Siin on ka Semana Santa, ehk siis põhimõtteliselt püha nädal on nüüd, et lihavõtted on. Ja siin see Semana Santa on väga oluline püha hispaanlaste jaoks ja reedel siis põhimõtteliselt terve päev toimub midagi sellega seoses, nii et lähme ka seda vaatama ja näete ka ise seda. Nii et tere tulemast siia kanalile. Vaatame, kui kaua see vlog siin kestab, või kui palju ma filmin, aga ma annan endast parima. Ütle. Lõpetasin just pilatese, täna otsustasin, et ei lähe jooksi, kes tahab kodus pilates teha, siis minu lemmik on see Move with Nicole, see on nagu täiega hea ja kasutasin siis siia juurde alati pilates teen, siis panen jala ümber raskused, need on mul 0,8 kummagi jala ümber ja pluss resistance band ja siis saab täiega hea trenni teha. Ma tegelikult olengi hakanud viimasel tegema pilatest vähemalt korra nädalas, sest ma lihtsalt tunnen, et mul nagu vaja venitada oma asjad kuidagi välja ja see pilates ei ole ainult venitamine, selles suhtes see on nagu intensiivne võimlemine, ma ütleks, et võtab läbi omadega, ilmselgelt ei ole nii intensiivne kui jõusaal, aga ta on nagu teistmoodi väga kasulik ja ma arvan, see on oluline siuke toetus, et ma teengi praegu jõuksi 3 korda nädalas, pilatest korra nädalas või 2 korda vahepeal ja siis kas korra või 2 korda ka sumbat. Et see kuidagi, ma tunnen see nagu tasakaal on hea, et ma ei pea käima iga päev jõusaalis ja ma ei tea, kuidagi kodus on nii mõnus trenni teha. Ma olen suht põhikooli lõpus, ma mäletan, ma üldse hakkasin tegema nagu trenni kodus ja ennast, kui ma üldse hakkasin jõusaalis käima. Ja ma tegin ülipikalt, ma tegin ikka mitu kuud, võib-olla isegi aasta lausa kodus trenni YouTube videote järgi lihtsalt. Ja ma ei tea, kuidagi mul on see nii sisse jäänud, mulle nii meeldib. Paljud ütlevad küll, et kodus on nii raske trenni teha, aga samas see on nagu kättevõtmise asi, et ma ei tea, mulle pilates hullult meeldib pilates, ma hakkasin ka kunagi põhikooli lõpus tegema.
nii et vahel veduga seda teinud, vahepeal ei tee, pool aastat, siis jälle vahepeal teen ja nii edasi. Nii, ma lõpetasin just infrapunamatitamise, sest alati kuidagi lennuseid tõmbab lihtsalt keha nii vett täis ja stress tõmbab täis ja see infrapunamatt oli lihtsalt must peale stressirõhkete aega, peale seda, kui sa oled lennukiga sõitnud ja üleüldse hea on lihtsalt neid toksiine endast välja higistada, kuigi mul on viimasel mingi teema, et ma higistun üliraskelt. Nagu ma ei ole kunagi see, et ma hakkan suht kiiresti higistama, kui ma saunas käin või ma ei tea, trenni teen, aga viimased nädalad ma olen tähele pannud, et ma näiteks käisin MyFitnessis trennis, kui ma nüüd Eestis olin seal saunas ja istun, viskan leili, ei hakkagi higistama reaalselt, ma ei tea, mis värk on, ma hiljem guugeldan, mida see tähendab ja täna ma hakkasin ka siin mati sees ülihilja higistama, viimased, ütleme, teen tavaliselt mingi 45 minutit, et seda viimased 15 minutit higitäega lappab, praegu mingi viimased 7 minutit alles, kuigi ma olin nagu makskuumuse pealt, nii et ma ei tea, mis värk on. Aga õnneks lõpuks hakkasin higistama. Ja see on ikka nii mõnus asi ja mul on nii hea meel, et me selle ikkagi Eestist kaasa võtsime, selle infrapunamati. Kuigi see oli vahepeal teema, et võib-olla see ei mahu meil ära autosse ja ei saagi seda võtta, aga õnneks ikkagi sai ja õnneks on siin. Nii et jumal tänatud. Britni oli ka mul siin terve aeg kõrval, kui ma matitasin. Ratne, mis sa arvad sellest? Nii, pesin enda peaga lõpuks ometi puhtaks ja sain üle nädala aja pesta sellise šampooniga, ma ei ole Eestis endale sellise šampooni ostnud, ma lihtsalt ei näe selleks vajadust, nii et sai juuksed jälle normilt üle põunitatud ja nüüd on aeg teha väike skincare, tee differentsi koorja, läheb kõigepealt näkku mul. Täielik spa-protseduur, ma ütlen, Siukest iseenda poputamisest on nii vaja, eriti pärast seda, kui oledki lihtsalt nagu nii palju endast kuidagi andnud igale poole mujale ja ei ole iseendaga tegelenud või nädal otsa, siis on see eriti oluline. Nüüd ma hoian seda koorjat 3-4 minutit peal ja siis ma panen D-differentsi maskiga veel näkku. Nii, ma ostsin neile Mercadonast sellist mereandide segu, 5.17 maksis, päris korralik portsjon, kõik on puhastatud, tükeldatud, 417 grammi sees. Ja ma mõtlesin, et ma teen pastat, mul on siin makarone, ma ei teagi palju siin sees, mingi 400 grammi makarone, panen tomatipastat, küüslauku ja tegelikult võiksin sees olla ka valge vein, aga mul ei ole ja ma ei viitsi poodiga minna. Nii et on see, mis on, ma ei tea, mis siin sees muidugi on, mis kahte see on, äkki see on ka mingi, see on sinne nagu vein välja. Ma ei tea, mis kahte see on, igatahes teen meile väikse pasta ja võib-olla panen mingisugused juurvilju ka siia sisse. Vaatame, mis siin on. Spinatit kindlasti võiks panna sinna, maitseks natukene. Võib-olla mingid herneid, vaatame. Ja pastakene sai valmis. Päris vähe oli mereande, aga äkki oli hea. Ma läksin selle pasta teinud muidu täiesti tavalise koorega, aga mul oli kodus ainult seda tomatipastat. Ja siis ma küsisin ChatGPTilt, kas mereannid sobivad kokku tomatipasta ja makaronidega. Siis ChatGPT oli mingi, jah, need sobivad väga hästi. Ja eriti kasutatakse seda kombot Vahemere ääres Hispaanias näiteks. Siis ma mingi, davai, ma teen siis seda ehedat Hispaania toitu. Oota, sidrunit on väga peale panna. Aga igatahes ma maitsen kohe järgi. Kuidas ta on ilma sidrunita? Väga hea. Davai, hakkame sööma. Sidni sai täna 5-aastaseks. See on tema esimene juubel. Täpselt 5 aastat tagasi. 17. juuli 2020. Koroonalaps oled sa. Sündis Sidni. Nii et Miks sa
värvisin just kulmud keemiliselt ära ja alati, kui esimene päev on värvitud, siis nad tunduvad nii tumedad, aga tegelikult ei ole üldse midagi nii hullu, lihtsalt see annab nii palju mugavust juurde ära, kui kulmud on keemiliselt värvitud, sest mul endal on päris heledad kulmukarvad ja nad ei ole üldse tihedad, nagu kuidagi sihuke, jah, ma ei tea, kui ei ole värvitud, siis ütleme nii, et ärgates on sihuke nagu kõik on nii ütlane, vaata, et tahaks nagu kontrasti. Nii et hea tunne, kui on ikkagi värvitud. Ja nüüd ma mõtlen, et oleks vaja teha natuke tööd ära ja siis võiks teha pilates ära jälle, sest et meil on täna jõuks kinni, kuna täna on, no Eestis meil on lihavõtted, siis on nagu suur reede ja inimesed lihtsalt värvivad oma mune ja söövad midagi erilisemat võib-olla, aga siin on nii, et lihavõtted on väga oluline püha. Täna on suur neljapäev, homme on suur reede, üleüldse on siin Semana Santa ehk siis püha nädal käimas ja täna homme lähme vaatame siis seda Semana Santa rongkäigu ka, kus need pühakujudega käivad siin ringi ja tegelikult poed peaks ka olema suht kinni vist, jõuks on küll kinni, aga ma vaatan, et näiteks apteek on praegu lahti, no söögikohad on lahti, aga ma ei tea, kuidas siin mingite, no ma tean, et tegelikult Aldi on lahti, aga teisi poode ma ei teagi, kuidas nendega nüüd on, et pühad on siin Hispaanias väga-väga oluline osa, nii palju kui ma olen lugenud ja nii palju kui ma olen näinud, siis tegelikult hispaanlaste jaoks ongi pühad, pidustused täpselt sama olulised nagu on töö tegemine ja nad ei unusta ära just nagu elust rõõmu tunda ja nende jaoks on väga oluline ka samamoodi perekond, perega aja veetmine. Tihtipeale pühapäeviti näeme siin, eriti just pühapäeviti, kuidas pered saavad kokku, kuidas nad istuvad kõik koos, erinevad siis põlvkonnad, lihtsalt jutustavad, pläkutavad, naudivad aega koos ja jah, see on nendel väga-väga püha siin. Et see on hästi äge, sellised traditsioonid on siin väga-väga hinnas ja üldsegi usk ja kõik see ka ja samamoodi on Hispaanias näiteks see, et iga päev toimub kuskil Hispaanias mingi fiesta, ehk siis mingisugune pidustus, mitmeid pidusid ühel päeval, et see on nendel siin täiega selles kultuuris sees. Ja ongi, täna on neljapäev on ju, ehk siis ülehomme õhtul juba jõuabki Kasperi õetütrega meile külla. Täiega ootan, aga enne seda ma tahaksin kindlasti siin korteri korralikult ära koristada. Tegime natukene ettevalmistusi ka, et käisime üleeile siin kaubanduskeskuses, ostsime neile siis tekid, kuna meil ei olnud, meil oli ainult enda tekk ja 2 pleedi, aga pleede see ei anna inimestele millega magada. Et ostsime 2 tekki juurde ja siis voodipesu. Eile just pesin ära ka need kõik puhtaksin. Ja peaks poes käima, ma vaatan näiteks praegu on 23 kraadi, et täitsa isegi saaks lühikeste pükstega muidu õue minna, aga ma käisin 6 päeva tagasi laseris karvaemalduses, nii et tegelikult nädal aega ei tohi see piirkond üldse päikest saada. Täna mul on õnneks viimane päev, kus ei tohi päikest saada, nii et selles mõttes veab mul, et varsti saab jälle päikest igale poole. Ja ma mõtlesin, et ma tahaksin tegelikult selles vlogis teile näidata ka meie korterit, teha korterituuri, sest ma ei olegi seda tuuri üldse teinud ja me oleme ju siin elanud, oh my god, 2,5 kuud vist juba, nii et on viimane aeg see tuur teile ära teha, sellest vlogist te kiiresti saate seda, aga ma tahan kindlasti enne kõik korda teha, et ma arvan, ma tuuri teen teile laupäeval, siis kui ma koristan kõik ära siin põhjalikult ja korralikult. Vot, no rõdu ma võin näidata, et rõdu, sellest on päris suur see rõdu siin, et päris palju asju on ka muidugi hetkel, aga rõdu selles suhtes ma tahaksin siin ma tahaks tegelikult seda mõnusamaks kuidagi muuta, aga ma veel ei tea kuidas. Lihtsalt tahaks kuidagi mõnusam, sest praegu on lihtsalt mingi suvakad pukid, suvakas laud, suvakas diivan
Noh, siin on meil köögituulid, need tegelikult peaks köögis olema, aga me ei viitsi neid köögis hoida, nüüd need on siin. Ja siis seal kasti sees on igasugust mingi laste mänguasjad ja muud trenni ja kasside kraappimispuu, et tahaks nagu midagi kasside muruga, et tahaks nagu kuidagi seda siin mõnusamaks muuta. Ma ei tea veel kuidas, midagi tahaks teha ühesõnaga. Ja muidugi see ka, et akne on praegu jällegi päris tegus, nii kui ma Eestis käin, siis mul juba natuke Eestisse tulekut läheb akne päris hulluks. Et lihtsalt stress ja ka see, et ei jõulult toitumist ka jälgida, aga tuleb anda mõned päevad aega siin olla ja siis läheb jälle näonahka paremaks. Aga nii rõve tunne, et kogu aeg käib nagu nii üles-alla, et mul juba läheb nii heaks näonahk siin ja siis tuleb Eestisse tulek ja mul läheb kohe kõik jälle pekki, nii et see on see, mida teeb stress aknega. Nii, meil on siin rannahooaeg täielikult avatud. Mängitakse siin õhtul, kell on praegu juba 7 kohe ja mängitakse ikka võrku, päike paistab eredalt ja nautlemine käib. Üks asi, mis iga päev peab olemas olema, on apelsinimahl. See apelsinimahl on lihtsalt nii hea siin. Lihtsalt nii hea, see on koos konpulpa, ehk siis see on koos apelsini viljalihaga. Seal taga on soola, ma ei teagi, lindid, mis peavad siis soolasid torevehast välja. Ja see pidi olema maailmas vist teisel kohal kõige olulisem soola eksportkoht. Nii, me hakkame nüüd kohe liikuma reedesele Torrevieja turule. See on siis siin Torreviejas sees, pühapäevane turg on Lemon Tree Market, see on Torreviejast väljas. Sinna ka me kindlasti lähme, aga kuna ei ole reaalselt 2 nädalat turul käinud, siis tahaks täna ka käia, lähme vaatame sinna, täna on suur reede, ehk siis on väga palju igasuguseid pidustusi ümberringi ja üks küla, Los Alcas, mis iganes see nimi ei olnud, see on meile siin suht lähedal, pool tundi sõitu, üks eestlane kirjutas, et seal on praegu mingi hull troll käib, et mingi täiega ägedad asjad toimuvad, et tasub sinna vaadata. Nii et just selle suure reedega seoses, nii et me ei ole Kasparil öelnud seda, aga tahaks sinna ka minna. Ja siis tegelikult on meil siin Torreviejas sees ka suure reedega seoses täna alates kella 12 hakkab siin midagi ja kell 5 hakkab siin midagi. Nii et täna on suure reedega seoses, ma arvan, päris palju ägedaid asju meil toimumas. Turult ma tahaksin kindlasti maasikaid, apelsine, sellerit, mõtlen, mida veel. Ma ei tea, ühesõnaga värskeid asju. Reaalselt õues on päikse käes 26 kraadi. Ma vaatasin ilmateade, et on 20 kraadi ja full pilvine. Panin pikad riided endale selga ja tossud ka. No ei saa ilmateadet usaldada, tuleb ise mõelda natuke. Nii, kütuse hinnad siis on praegu isegi natukene langenud. 1,2 on siis bensiin, 1,1 on diisel. Siin on juba näha, turg hakkab lähenema, inimesi on palju ja arvestades sellega, et kui me käisime siin turul esimest korda mingi veebruaris, siis reaalselt siin ei olnud üldse väga rahvast, või oli rahvast, sellest muidugi väga palju rahvast, aga nagu praegusega on absoluutselt võrrelda. Nüüd on ikka näha hooaeg tuleb peale, turiste on palju ja kohalik on ka väga palju. Populaarne kohakene, väga populaarne kohakene. Esimese asjana ma tahaks võtta seda kohvi siis sealt. Siuke elu käib, väljas siin kas kohvikud, meie koht on seal taga, väga head võikud on seal ja kohvi on ka hea. Üks asi, mis siin on väga tavakas, et kana grillitakse niimoodi siin ja see on väga hea. See on väga hea ka. Et igal pool turgudel näed, siukene kana grillimine käib ja kartulid on ka seal all.
siin on igasugused teed ja maitseained. Otsime hetkelt chili helbeid, sest poest ei leidnud. Äkki siin on, aga vist ei ole. Ja muidugi pool turgu on täis igasugused puu- ja juurviljalette. Väga ahvatlev on kõik. Peaks translate ima palju, kuidas herned on hispaania keeles. 11.90. Väga ilusad herned on siin. Tahan neid herneid, aga ma ei tea, palju need maksavad. Hola, ¿cuánto cuestan un kilo? 10 al kilo. 10. Okei. Okei, bien, gracias. Võtsime värsket kartulit, keedame hiljem. Tal näiteks on apelsinid 5 kilo on 2.50. Manzana aquí, no, estarán aquí en el otro lado. No, no. Päris head, aga need, mis me eelmine kord ostsime, olid paremad. Pool tunnikest sõitu seljadega, jõudsime siia Los, aga mis iganes. Ja siin on nii ilus juba. Oh my god. Mulle tundub, et seal otse ees on Cartagena. Ma olen päris kindel sellest, et see on Cartagena seal. Igatahes otsime nüüd selle koha üles, kus see põhivärk siin toimub. See oli minu arust natuke kõrvalisemal tänaval. Nii, ma ostsin siit mingi sellise magustoidu, proovime järgi. Siin on mingid loomad, erinevad loomad, seal on haned, laama. Ja ega mul ausalt üldse see asi ei meeldi siin, et need linnud on ka kõik haned on mingi üliväikses puuris. Raske vaadata, kuidas loomadega käitutakse. Loomad. Ilusad küll, aga kurb on vaadata. Rääkige, kuidas te vahepeal läinud on siis? Okei, aga kuidas sotsmeediaga, mis te ise tunnete, mis see kõige suurem mingi murekoht näiteks on? Nii et mõtle, kui ei oleks pannud praegu seda videot TikToki, siis lihtsalt lampi viigi 4600 vaatajast oleks ilma jäänud. Ma ütlen kohe ära, et TikTok on kirjas, et see on nii sulelisi ja kõrvalisi täis nagu täiega lihtsalt. See on nagu mingi next level Delfi kommentaarium, nagu seal tuleb valmis olla kõigeks. Täitsa ausalt nagu kõigeks, et selles suhtes nagu ongi lihtsalt külma närvi säilitama. Just lõpetasin kõne oma mentorluskõnet siis nendega, keda ma mentordan sotsiaalmeedias. 2 kõne tegin just ja kes ei tea, siis pakungi sotsiaalmeedia mentorlust. Nii et kes tahab mult sotsiaalmeedia mentorlust, siis panen lingi siia video kirjeldusse. Aga eile ma jõudnudki teiega rohkem siin pläkutada. Eile mul oli nii tore päev reaalselt. Me käisime siis kõigepealt seal oma turul. Siis me läksime siia kõrval külla, nagu te nägite. Seal oli nii äge laat. Mul sai vahepeal muidugi telefon või selle kaamera aku tühjaks, nii et filmisin teloga üle jäänud. Aga see oli nii lahe. Seal iga putka oli täiesti erinev. Seal nagu Eesti laadad on ka toredad, aga Eesti laadadel tihtipeale need putkad on suht sarnased. Seal olid reaalselt kõik põhimõtteliselt olid erinevad. See oli nii põnev, nii mitmekesine. Seal olid mingi rahvariietes inimesed. Väga põnev. Ja siis pärast seda me läksime siin Torreviejas oli see Semana Santaga seoses ehk siis püha nädalaga ehk siis lihavõtetega seoses oli selline nagu, ma ei teagi, kuidas seda nimetada, nagu rongkäik või selline jah, nagu tänavatel rongkäik, et nad põhimõtteliselt see on nende jaoks nagu
rituaal, või ta on nagu rituaal, ta on nagu selline mediteeriv sükene traditsioon, et mitu tundi kestab, kõnnivad siin tänavatel oma nende pühakujudega, erinevatest sektidest on inimesed erinevat värvi riietega ja lihtsalt ongi tohutult palju kohalik oli seal vaatamas seda, kuidas seal siis need Jeesuse kujud kordamööda vaheldusid, hästi pikalt kestis see, me olime kokku 4 tundi seda vaatamas ja see saanud isegi siis veel läbi, nii et ja hästi tore, see aeg läks üli kiiresti seal, muidugi käisin vahepeal ka söömas, aga ikkagi hästi äge päev ja jällegi saime kinnitusele, et Hispaania kultuur on lihtsalt nii äge, nii mitmekesine, nii tore ja täiega meeldib. Aga täna on see päev, kus siis Kaspari õde tuleb õetütraga meile külla, nad öösel saabuvad ja meil on kodu väga sassis, nii et on aeg hakata kodu koristama. See ongi nüüd minu järgmine missioon, nüüd on mentorlus on tehtud, nüüd on vaja kodu ära puhastada ja siis võib-olla jõuab täna trenni ära teha ja tegelikult ma tahan ju teile teha siin ka seda kodutuuri, nii et ma arvan, et tänase päevaga ma lõpetan ka vlogi ära. Nii et teeme selle kodutuuri ja kodukoristamise ära. Selleks, et see kõik saaks tehtud, on vaja nüüd tegutsema hakata. Nii et teeme kõik selle seapesa korda, mis me siin kodus on. Ja siis mõne tunni pärast juba lähemegi lennujaama järgi neile. Nii äge, ma olen nii excited. Nii et yes, nad on meie esimesed külalised ka. Keegi ei ole veel meil siin kodus, Hispaania kodus külas käinud. Siis automaatselt võetakse ka ohvrirall, on ju. Kas teiste süüdistamine võrdub ohvrirall? Mul on see kraanikausialune kapp siin päris sassis. Ma tahaks siia mingi korda luua. Mingid asjad ära panna, mida me igapäevast ei kasuta, mis üldse siin olema ei pea. Nii et teeme selle kapi korda. Ei näe nüüd küll hullult palju rohkem korras välja see kapp, aga tegelikult ma sorteerisin siit ikka väga palju asju ära. Pain ära, mida hetkel igapäevaselt ei kasuta, teise kappi, nii et siin olid need, mida igapäevaselt läheb vaja. Võib-olla minu soengust näha, et ma olen siin koristanud 1,5 tundi vahelduveduga või 2 tundi vahelduveduga, vähemalt ma puhkasin ka ja sõin ja ma tegin endale jääkohvi. Kell on küll 4, ma tavaliselt nii hilja ei joo üldse kohvi, aga kuna me läheme õhtul alles 12 lennujaama järgi, ehk siis me jõuame koju ka suht hilja, siis me jutusime, oleme üleval, nii et siis see kohvi kulub ära. Aga ma tahtsin tegelikult näidata teile, kui sassis praegu kõik on. Aga ma ei näita, sest ma tahan teile teha hiljem kodutuuri, nii et kunagi hiljem, kui uuesti sassi läheb, siis näete, kui sassis siis on. Igatahes on aeg edasi koristada. Reaalselt need beebijuuksed. Mul on lampi hakanud üldse jälle juukseid täiega juurde kasvama. Just neid nagu beebijuukseid hullult välja tulema. Mul mingi aeg enam ei tulnud neid, aga nüüd mul tuleb jälle kogu aeg. Ma saaks reaalselt teha endale mingi siukse soengu. Lihtsalt nagu beebijuustest. Tätta nagu väikestele lastele tehakse, kui neil veel väga juukseid ei ole, tehakse ka mingi siukseid soenguid. Ma saaks ka nii teha. Reaalselt Sydney ei tohi siin peal käia. Sydney. Me piirame Sydney toidukogust. Ehk siis nendel ei ole kogu aeg 24/7 mingi suur krõbuski kaus sees. Ja ma võin siia köögitasa pinna peale Britney krõbuskid, et Sydney ei saaks neid Britney krõbuskid süüa, ega Britney ka siin tasapinna peal ei käi söömas, et me paneme nagu teatud aegatel neile mõlemale toitu. Lihtsalt Britney jõudnud kõik ära süüa, siis need on siin peal praegu ja Sydney reaalselt oli praegu tasapinna peal neid matsutamas. Tavaline. Kaua me siin elanud oleme reaalselt mingi 2 kuud äkki või? Natukene 2 kuu. Ma tegin just need, mis on pliidi kohal see puhur, neid reste puhtaks, on ju? See on puhas rest. Reaalselt vaadake, milline see enne oli. Selline lihtsalt nii rõve, lihtsalt nii rõve. Mul on isegi piinlik näidata seda ausalt. Nii et puhastage neid reste, kuidagi hästi lihtne on seda mitte märgata, aga reaalselt see kogunes 2 kuuga siia.
see on ebareaalne. Ma lõpetasin just koristamise, nii et see aeg on kätte jõudnud, kus näidata teile meie korterit. See siin on niisugune eeskoridor ja tegelikult siin elab üks teine naine paar korda aastas, paariks nädalaks käib siin. Siuke asi ripub tal siin. See on siis meie see eeskoridor, siin on meie jaalnud. Prügid lõpp välja viia hiljem, igatahes ütled sisse. Siis siin on kohe telekas. Siis panime oma robotolmi imeväitsemestist kaasa, see on siis siin. Siis lähme kohe esimesena, ma näitan kõigepealt, meil on jube palju kapiruumi siin õnneks. Et siin on päris suur kapp, mis on kõik tegelikult päris paksult asju täis. Üleval on ka. Siit on küll mingi asi puudu, aga natuke liigub halvasti, aga ei ole üldse hullu. Siin on päris suur kapp. No see ei ole kõige paremas korras hetkel, aga see ei ole ka kõige suurem kapp. Nii et, yes. Siis kasside liivakast siin. Siis Briti. Tere. Siin on siis vannituba. Siin on jälle üli palju kapiruumi. Siin alla on siuksed suured kapid. Ma ei tea, kas siit on aru saada, aga igatahes siin. Siis siin on reaalselt suured sahtlid, kuhu saad hoiustada oma asju. Siit lükkad kinni. Nüüd on kõik jälle täitsa valge. Ja siis siin üleval on ka nagu kapiruumi ikka mega palju. Ja siis siin on siuksed riiulid. See on reaalselt Britni lemmikoht, kus magada. Ta raudselt tippub sinna kohe. Hüppa. Hüppa, Britni. Hüppa. Ta ei taha tõtli lavanärve. Igatahes siis siin on uus pesumasin. Omanik ütles, nad just alles ostsid selle. Siis siin on meil suur peegel. See on reaalselt minu kõige lemmikum peegel üldse. Mulle jäi see kohe esimesena siin silma ka, kui me seda korterit vaatasime. Ja minu arust need plaadid on nii ilusad. Mulle nii meeldivad need vannitoa plaadid. Siis jällegi siin kapis on jumala palju ruumi, et asju hoida. Siis on meil siin vann. Just küsin seda kardinat, igatahes meil on vann, täitsa korralik vann, üksinda mahub siirast ära ja seda hoiame kogu aeg siin üleval, sest et muidu üks kassidest lihtsalt kuseb sinna peale. Nii armas on ju, me oleme seda juba mingi, ma ei tea, kui palju vestnud siin. Vot siis vannitoaga kõik ka, näeb muidu vannitoas ka siukene huvitav uks on siin. Et nagu siuke lükkond uks, mis ei ole üldse paha tegelikult. Nii, paneme siit siis tule kustu, siin on ka 2 tuld. Need tuled ja siis see, mille ma just kustu panin. Nii, siit lähed välja. Siis siin on meie köögilaud, kus oli tegelikult 4 tooli, aga 3 tooli viisime õue ja 1 tool on siin. Sest Sidnile lihtsalt nii hullult meeldib siin istuda. Ta ongi, kui ta on toas, siis ta on siin põhimõtteliselt 95% ajast. Siis siin on meie köögike. Köögi puhul mulle meeldib eriti see köögisaar. See annab nii palju juurde. Ma olen kogu aeg unistanud köögisaarest ja nüüd meil on see olemas siin. Seal üleval on ka riiul, jällegi, kus on meie mõned raamatud ja mingid teised asjad. Ja siis köök, siukene mitte midagi hullult erilist. Küngab tuks on lahti. Mitte midagi hullult erilist, aga väga nagu palju suurem tänu sellele tasapinnale seal, kui meie eelmine köök oli. Jällegi, siin võiks võib-olla kapid olla natuke paremad, et nagu, siin võiks näiteks riiul olla vaata veel, aga saab ise sellega orgunnida. Nõudepesumasinat ei ole kahjuks, see tegelikult tahtsime täiega, et oleks, aga ei ole, kuigi siin tegelikult täpselt see koht olemas. Ehk siis, jah, aga ma olen isegi täitsa harjunud juba käsitsi nõusid ka pesema. Siis on siin elutuba. Nagu näete, siis tegelikult hästi pime on siin, et meil ongi põhimõtteliselt nagu 2 akent, on ju. Sealt läheb muidu rõdule, mida ma näitasin ka juba enne.
igatahes hästi pime on, sest et Hispaanias on palav, kui on suvi. Nii et tehakse nii, et lihtsalt liiga palju päike sisse ei paistaks, ongi vähe aknaid ja siuksed nagu koopad võib-olla näevadki natukene välja need korterid. Siin on jälle peegel. Siukene mõnus peeglike, kasside nurk. Ma enne koristasin, siis ma panin need siia ühte kohta. Meil on 2 diivanit, 2 lahti käivad diivanit. Ehk siis, kui meil tuleb, me saaks korras mingi 4 inimest siin magada. Ja päike tuli ka välja lõpuks. Yes. Ja väga mugavad diivanid, kus juures tõesti mugavad. Siis muidugi AC, ilma selleta lihtsalt ei saa. Me oleme siin täitsa, kui veebruari algus kolisime siia, siis kasutasime täitsa seda soojapuhurit ka siin mingi 6 aega äkki. See on mingid maalid, mõnus sükene diivani lavakene. Siit siis telekas on võib-olla veits kaugel, võiks veits lähemal olla, aga pole hullu, harjub ära. Maalid. Siis panime ise need diivani katted siia, sest et muidu need diivanid teid musta värvi, või pleedid panime peale. Muidu need diivanid teid musta värvi, aga siin nii on karvakott, et temaga lihtsalt ei saa nii mustade diivanitega olla. Britni juba ootab seal ukse taga, igatahes siin on magamistuba siis. Siin on minu kapp. Põhimõtteliselt on see minu kapp. Mingi seal mõned Kasperi riided ripuvad, aga põhimõtteliselt on see minu kapp. Ja see on Kasperi kapp. Nii, siis siin on voodi. Ja siin on jälle rõdu. Britni tahab tuppa tulla. Britni, tule tuppa. Tule. Tule tuppa. Ta lihtsalt meeldib, kui see on lahti tegelikult. Talle ei meeldi, kui see kinni on. Igatahes kassid diagnoodi, et nad saavad aknast sisse välja käia, uksest sisse välja käia, kui tahavad. Ja siis siin on rõdud. Kõik on olemas. Nii, ja ma loodan, et sulle see video meeldis. See video juba tuli päris pikk, nii et on aeg selle otsad siin kokku tõmmata. Nüüd saite lõpuks selle pikalt lubatud tuuriga. Me oleme korteriga mega rahul, mega mõnus on. Ja jah, ega siis midagi, kui sulle need minu videod meeldivad, siis subscribe'i mu YouTube'i kanalit, võid jälgida meid Instas, TikTokis ja like'ist videot ning näeme järgmises videos. Tšau!